kui meile heidetakse vahel ette kahte asja, et me ei käi Tallinnast väljas ja me sõidame liiga vähe motoratastega, siis need mõlemad vead saavad siin Tartus motohobipoes kohe ära lahendatud. Tšau, Marek. Tervist, rõõm näha. Rõõm on meiepoolne sellepärast, et kuna mulle motorattad väga meeldivad, siis ma tean, et sa lubasid, et ma saan ka ühega sõita. Aga tead, ma hakkan selle kõige jutuga hoopis kaugemalt peale. Paljud eestlased teavad, aga on väga palju, kes ei tea, siis tegelikult CF Moto, selline kaubamärk, on ju Eesti mõistes sinu enda laps. Jaa. Isegi mitte ainult Eesti mõistes, aga me oleme väga pikalt ja kaua seotud selle kaubamärgiga. Kuidas sa selle otsa nagu sattusid ja millal sa sinna sattusid? Sattumine jälle hea sõna, et sattusin komistasin, võiks öelda 2006 aastal. 2007 saime siis piltlikult öeldes esimesed rahad kokku ja tegime esimese tellimuse ära. Need siis olid ATV-d? Ja see puhas ATV, tegelikult CF Motost rääkides, siis see on loodud 89. aastal ja sealt edasi siis tegelikult kõigepealt mopeedi varuosad ja tegelikult Aasia siseturule ehk Hiina siseturule mõeldud kaubamärk või tooted. Aga kui sina CF Moto peale sattusid, siis kui kaua nad selle ATV-ga, 4-veolise ATV-ga olid? Põhimõtteliselt ma sain sealt või jõudsin sinna üpris alguses. Ehk siis 2004 nad hakkasid siis välja töötama esimest 4-veolist CF500 ATV-d. 2006 nad tulid sellega siis avalikus ette. Väga jämedalt numbritesse või nendesse aastaarvudesse süvenete, nagu ütleme, et detailselt süvenemata, aga niimoodi ülevaatlikult, siis just kui üle 30 aasta on seda CF Motot olnud, ja sellest tegelikult pool aega oled juba peaaegu sina sellega seotud olnud. See on päris põnev, mul võttis jõukarvad püsti sellepärast, et tõesti nii see on. Mitmest kohast üle Eesti, meie tulime siia Tartusse sinu juurde, aga mitmest kohast üle Eesti saab CF Mototest? CF Moto ATV kohti on natuke rohkem kui mootorratta, et ATV-sid on 16 esinduskauplust või 16 esindust, kus saab hooldada, kus saab osta. Mootorrattaid on 7 või 8. Aga lähme korraks, ennem kui me lähme mootorrataste juurde, enne kui ma lähen proovisõidule, mida ma väga põnevusega ootan, siis liigus natukene ringi, vaataks, mis siin motohobipoes veel on. Varustuse poole peal ma käisin üleval ära, ma ütlen, Marek, ma ei hakka muidugi oma seda rariteetkiivrit niimoodi välja kohe vahetama, aga ma saan aru, et kõik vajalik nii 2- kui 4-rattalise sõiduks oli seal korruse peal olemas. Ja igal juhul, et me oleme üritanud niimoodi teha, et klient ikkagi saab meie majast kõik, mis tal vajalik on, alates sõidukist, varustusest, hooldusest, remondist, mis iganes kõik, mis vaja tehnikaga seonduvalt kätte. Me mainisime ära oma jutu alguses ATV-d, mootorrattad on tegelikult sellised rollerid või siis elektrimotorrattad on sul siin ka, ehk me ei räägi ainult CF Moto tootest. Et motohobi ei ole mitte kahjuks, vaid õnneks ei ole ainult CF Moto, vaid see tähendab veel palju teisigi kaubamärke, mida me esindame. Et nii Supersoco elektrirollerid, mis on, ma arvan, et oma klassi kõige tugevamad tooted üldse, mis praegust turul pakkuda on. Laste krossikad, laste ATV-d, see on see, millega me tegelikult ju päris alguses alustasime. Et kui me alustasime, oli ikka 4-veoline ATV, maksis ikka nii palju raha, et päris tavaline, igapäeva tavaline tööinimene endale just väga kergekäeliselt seda lubada ei saanud, aga lastele seevastu nüüd odavamat, soodsamat tehnikat ikkagi soetati juba päris hulgaliselt ja siis see kogu see äri hakkaski sellest väiksemast tehnikast peale. Aga ikkagi meie tänane põhileib on ikkagi CF Moto ATV-d ja see ATV on ju kasvanud, ATV kultuur on kasvanud, see sortiment on kasvanud ja inimesed on ka lõpuks hakkamas aru saama, milleks seda ATV-d üldse vaja on. Nende ATV-de kohta veel selles mõttes, et kui sellest mingisugusest 500-sest peale hakkas, täna on ju see valik laiem. Mitte ainult valik laiem, vaid tegelikult need masinad on kardinaalselt teistmoodi, teistsugused, töötavad teistmoodi. Loomulikult nõuded masinatel on väga palju selle 15 aastaga muutunud, aga ergonoomika, mis on nagu põhiline, see sõidumugavus, siis täna
jällegi, kuna ma olen 15 aastat CF-iga seotud olnud ja olen ka tootearenduses sees, siis minu kõige värskem või meie kõige värskem mudel on CF 520 uue põlvkonna toode, mis on väga paljudes kohtades, me võime öelda, et vot siin on natuke Eestit, siin on natuke Eestit, et mis me oleme inseneridega koos. Maastiku mõistes, kui me mõtleme nüüd ütleme selle nagu lõbusama poole peale, kuigi ka töö tegemisel tuleb seda sama maastikku ette, siis me asume ühe väga suure riigi kõrval, kus on väga palju pori ja soppa, aga meie pinnas on väga sarnane ja ma arvan, et mujal maailmas seda, mis siin nagu meie kandis on, ei ole. Ehk et hiinlane ise ei kujutaks isegi ette, kus seda ATV-d kasutatakse, kus teda tarbitakse. Lähme selle matkaratta juurde, millega ma ka sõita saan. Absoluutselt. Aga nüüd 800, jah? Tegemist adventure type ehk siis matkaratas ja kui nüüd suure pildiga võtta, siis on ju neid tootjaid, kes analoogseid asju toodavad ju põhimõtteliselt igal tootjal on matkaratas olemas. Kõige mõnes mõttes kõige universaalsem ratas, kui just mõelda Eesti oludele jälle. Asfalt, kruus ja kui oled mees, paned siia natukene ka parema mustriga rehvi alla, siis mine sinna sama muda peale ka, ole lihtsalt julge. Jah, kõik tõsi. Aga millest need rattad nagu siis erinevad, et esimene on jällegi võib tuua alati hind, on ju, aga mina tooksin hoopis selle, et milline on rataste varustus. Ja täna CF Moto ei pürgi ammu olema turul kõige soodsam kaubamärk. Ei ole ta ATV-de maailmas, ei ole ta ka kindlasti mootorrataste maailmas. Kuigi jah, meil on soodsaid mudeleid või soodsamaid mudeleid, aga see ehk CF Moto 8 MT Touring on meie tänane lipulaev ehk Euroopas müüdavatest ratastest kõige võimsam. Touringu puhul siis tegelikult on oluline tema varustus või tema siis olemus on. Et ta on kõrge, ta on hästi balansseeritud, ta on laia sadulaga. Tal on hea vedrustus, pidurid, ABS. Ikka loomulikult. Et kui me räägime, mis rattal olema peab, et nii naljakas, kui see ka ei ole, et peaks alustama LED-tulest. Paljud ütlevad, mis see on nüüd edevuse. Ei, kaugel sellest. LED-tuli on väga tähtis just päevasel ajal ja sinu enda turvalisuseks, sõitja turvalisuseks, ehk sa oled selle läbi teistele kaasliiklejatele palju paremini nähtav. See on esimene. Teine kindlasti on ABS-pidur. Kui tekitada küsimus, et kas valida kasutatud mingi vanakooli bränd või uus CF Moto näiteks, siis esimene asi on just need samad asjad. ABS-pidur, LED-tuli, garantii näiteks. Või siis loomulikult püsikiirushoidja. Mina ei ole kunagi CF Moto mootorrattaga sõitnud ja selle sama 800 MT-ga saab see viga täna parandatud. Mul on ainult üks mure, et mul on kets on jalas, kiiverprillid ka olemas, mul on jaki leiad peal, et natukenegi oleks. Okei, nagu proovime. Aga vaatame midagi. Viimase 2 aasta jooksul just avastanud endale sellised suuremad matkarattad, sellepärast et ma väga nautisin kergenduuroga sõitmist ja varasem kogemus on eelkõige olnud asfaldil, aga need rattad on just selles mõttes universaalsed, et sa võid nendega sõita siis pikki otsi, sa võid seda teha asfaldil, sa võid teha seda mingisugusel põlluvaheteel, kruusateel ja kui sul muidugi on julgust ja kui sa siia paned võib-olla veidi parema rehvi alla, mis ei ole alati oluline, selleks on sul ka jällegi tahtmist olema. Sa võid sellega ka väga raskestesse ja mudastesse oludesse minna. Mis nüüd selle CF Moto 800 MT puhul võib-olla ma välja tooksin, see 800 mootor täiesti piisav, hea dünaamikaga, mis mulle veel meeldis, tänapäeva nagu rattasõidu lahutamatu osa on quick shifter ehk siis ilma sidurita käiguvahetus, kus käiguvahetuseebli tõmbamisel tehakse süütekatkestus ja sa ei pea alati siis seda sidurit otsima, sul ei olegi vaja seda sidurit otsida. Toimib üllatavalt hästi, sest ma ütlen, et minu jaoks pigem ongi see üllatusi pakkunud see sõit, sest et kui sa tahad või ei taha mingisuguse eelarvamusega, sa tuled ju sellise
võõra kaubamärgi peale. Sõiduasendist rääkides, siis mina võib-olla eeldaksin, et ma ei tea, kas see sadul võiks olla natukene kõrgemal, aga samas nagu kõrgus maast on väga paigas, kuigi kõige tähtsam asi, iga mootorrattur tea seda, jalad hoia võimalikult kaua jalaraual. Eeblid, nii pidur kui käiguvahetus on mõnusasti paigas, sa ei pea nagu neid otsima. Ma olen sõitnud mõne palju tuntuma kaubamärgiga ja kuidagi ei ole nii hästi, mis see piduri eebli juures just, et tal tundub niisugune hästi suur see tald olema, mille peale sa nagu vajutad. Ja pidurite puhul oluline ABS ja kurvi ABS ehk et see lisab sõiduohutust, seda ka meile esinduses just rõhutati, et see on üks selliseid asju, milleta tänapäeval ju enam tegelikult rattaid põhimõtteliselt välja ei lastagi. Räägiks sellest juhtrauast veidi. Mõlemal pool muidugi klassikaliselt siit sa paned käima, seisma ohukad peale. Aga teisel pool, nii nagu juba kõigil kaasaegsetel mootorrattastel on kombeks, siis sul on siin ka juhtimine selleks, et ekraanil toimuvat saaks kontrollida ja neid vaateid muuta. Päris lahe asi ja mulle meeldib see. Selleks peaks natuke endale niisuguseid eelteadmisi ja seda rehvimaailma selgeks tegema. Ma näen siit nii rehvi rõhku kui rehvi temperatuuri ja siis kõik muud klassikalised nii-öelda tripmeetrid, odomeetrid, kütusekulu, mis sel touring-mudelil veel on. Tal on tegelikult ka äpp ja esinduse rattal on see esinduse telefoniga seotud, sealt äpist sa näed ära oma viimaseid sõitusi, näed ära, kus su ratas on ja nii edasi. Mul üks asi, mis natukene tundub ebamugav, on see, kuhu on viidud see püsikiirushoidja nupud. Püsikiirushoidja ise töötab väga hästi, iseenesest nii-öelda sisse-välja nupp, mida kunagi ei ole vaja kasutada, see on siin okei pöidlaga lükata. Aga natuke nagu ma pean kätt liiga siia vajutama. Samas, kui oled juba mõned korrad sõitnud, siis saad nagu selle endal siin mõnusasti aru, et kus ta toimib. Ma saan siis siit samalt nii-öelda kätt lenksult tõstmata veel erinevaid vaateid vahetada ja siis erinevaid seadistusi teha. Näiteks sõidurežiimid. Mõnes mõttes CF Moto on selle väga lihtsaks teinud. On sport ja vihm ja samamoodi saad siis sisse lülitada kätesoendust ja ka sadulasoendust, mis siis on sellel samal touringrattal peal olemas. Siin on ilusti olemas nii tavapärane 12 voldi kui siis ka 2 USB-pesa. Ehk sul on võimalik ju siia veel endal mingisuguseid lisaseadmeid oma äranägemise järgi peale panna. Ja mis on veel? Ma keeran siit need 2 ratast lahti. Siis mul on seadistava kõrgusega esimene tuuleklaas. Samamoodi keerad kiiresti kinni. Siin on veel niisugune üks lisa nii-öelda varustuse klaasi kõrgendus paigaldatud. Ehk tegelikult on neid võimalusi ju hästi palju, mis sa selle rattaga teha saad. Samuti on sellel rattal olemas korralikud kohvriraamid ja CF Motol on siin ka oma siis nii-öelda kohvrisett. Lukustatavad, mis on tore, neil on ka siuksed pehmendusega sisud, ehk siis sul need asjad siin niisama ringi ei kolise. Ma läheks naudiks hea meelega seda sõitu veel ja seda sõitu saab nautida sellepärast, et vedrustus, mis on Küübi oma, siinsamas ma sõitsin ka veidi kiiremini selle nii-öelda põllutee läbi. Toimib hästi ja seda saab ka seadistada, ehk et kui ratta endale soetad, siis võib-olla ei pruugi olla, et tunned, et midagi on nagu pahasti. Küsi professionaalidelt abi ja saad vedrustuse endale paika keerata. Ma avastasin veel tegelikult enda jaoks nüüd siia tagasi sõites veel, et püsti sõites on see sõiduasend minu pikkusele väga hea, sellepärast, et ma saan jalad niisugused nagu õigele kõrgusele omal nii-öelda, ütleme siis puusad üles tõsta ja lenks jääb hästi mõnusasti, siis jääb see kogu ratas veel hästi hallatavaks. Üllatusi täis ratas, mulle küll, ja kui mõelda veel selle peale, et me räägime siin olenevalt siis versioonist, kas sport või touring, siis seal
10 000 euro piirimail ja hakkavad need hinnad pihta, siis ma arvan, et sellise raha eest sul ei olegi optsiooni kuskilt nagu võrreldavat, ütleme siis adventure tüüpi ratast endale saada.